oleme Bergenis, ajalooliselt Björgvin. Täna tunneleid ei läbi ja suur osa rändamisest toimub jalgsi, teisalt siiski veidi ka ratastel. Lahkume hommikul oma varjupaigast võõraste majas ning suundume linna ja selle lähiümbrust uudistama. Algatuseks võtame oma veereva suksu parkimismajast, et jõuda pisut kaugemale kui lihtsalt kesklinn. Sõidame õhutrammiga Urlekeni mäe otsa, nautides vaadet ja jalutades sealsetel matkaradadel. Külastame Norra kuulsa helilooja Edvard Griegi kodukohta läbides kaiäärsete Hansa-hoonete rea ja vana sadama asukoha. Jõuame keskaegse Norra kuningate residentsi. Bergenhusi kindlus, varasemalt Norra kuningate matmis- ja kroonmispaik nimega Holmen. Õhtul jalutame linnas lihtsalt sihitult ringi. Kalaturg, Püha Risti kirik, Bergeni toomkirik, Vana raekoda, Bergeni linnapark, üks esimesi avalikke parke Bergenis. Mandalay, sushi ja burmeese, hinnatud esinestamiskoht, ja lõpuks tagasi võõraste majja. Tänase päeva veedame Bergeni linnas ringi uidates ja huvipakkuvaid kohti külastades. Püha Risti kirik, Korskirken. Kiriku vanim osa pärineb 12. sajandi teisest poolest. Esimene kirik sellele kohale ehitati umbes 1150. aastal Vägeni lahe kaldale tähistamaks Bergeni asustuse lõunapiiri. Kirikul oli algselt 2 torni, kuid üks hävis 1582. aasta tulekahjus ja seda ei ehitatud enam kunagi üles. Väidetavalt oli Püha Risti kiriku valduses tõeline ristireliikvia, mille Taani kuningas reformatsiooni käigus varastas koos muude reliikviatega kogu riigis. Meie tõld redutab kesklinna parklas. Tasumine toimub numbrimärgi tuvastamise järel, kui oled eelnevat registreerunud. Sõiduki number salvestatakse sisenemisel automaatselt ja enne väljumist tuleb automaadis pargitud aja eest tasuda. Mitmekorruseline kitsas parkla, aga väike autoga saab hakkama.
Vaatame Bergeni linnavaadet õige Urlikeni mäe pealt. Selleks tuleb trossraudteega üles sõita. Väike probleem auto parkimisega. It's not a good idea because here you need to have a permit to park, yeah? On või? Parkimine lahendatud ja õhutrammiga sõit Mäkke võib alata. Bergeni kesklinna on kutsutud linnaks 7 mäe vahel. Siiski on lahkarvamusi, et millised mäed need 7 täpselt on. Sama selle panema. Ulriken oma 643 meetriga on neist kõrgem ja kindlasti üks 7. Seal on teletorn, kohvik ja matkarajad. Köisraudtee avati 1961. aastal ja on pärast seda mitmeid kordi suletud ja jälle taas avatud erinevatel põhjustel. Keegi istub seal kivi otsas. Telgib seal. Siis tuleb seda telgel. Põõtsime selle. Praegune värskendatud Urliksbanen nimega Urliken 643 viirates Urlikeni mäe kõrgusele. Valmis 2021. aasta sügiseks. Sõit kestab umbes 7 minutit, kogu süsteem on hiljuti renoveeritud ja 50 inimest mahutavad vagunid on tuttuued. Ülevalt on näha all laiuv Bergeni linn ja vaated teistele mägedele. Ilmaga meil vedas, sest vihmastel päevadel on mägi tinahallidesse pilvedesse mässitud ning sealt ei näe tühjagi. Sealjuures Bergenit just iseloomustavadki rohked sademed, mis on põhjustatud orograafilisest tõusust. See on ka põhjuseks, miks Bergenit peetakse Euroopa vihmaseimaks linnaks. Trepp läheb alla, jah. 1400 astmega trepp algab alumisest Köisraudteejaamast. Treppi mööda siia jõudmiseks peaks arvestama umbes 60–90 minutit teekonda. Üks Ulrikeni nõlvadest kannab nime Istalen ehk jääorg. Rahvasuus kutsutakse seda surmaoruks, ilmselt keskaja enesetappude ajaloo ja hilisemate matkaõnnetuste tõttu. Bergen kerkis rahvusvahelise meedia huviorbiiti 1970. aastal ühe veidra ja kriminaalse looga, mis jääorus aset leidis. Lahendamata juhtum on aastaid õhutanud rahvusvahelisi spekulatsioone ning on üks Norra lähiajaloo suurimaid mõistatusi. Tuvastamata isik, keda kutsutakse Istali naiseks, leiti jääorust surnuna 29. novembril. Mees ja tema 2 väikest tütart matkasid Urlikeni põhjaküljel, avastades sööstunud naise surnukeha. Politsei asus asja uurima. Naise keha esikülg ja riided olid tugevalt põlenud ning nägu oli moondunud. Leiti ka lõkkease, mille ümber vedelesid tema isiklikud esemed, nagu riided, osaliselt põlenud paberid, bensiinijälgedega, karusnahast müts ning palju muud. Kõigi esemete identifitseerimismärgistused ja muud sildid olid maha hõõrutud või muul moel eemaldatud. Bergeni raudteejaamast avastati veel naisele kuulunud 2 kohvrit. Need sisaldasid rõivaid, kingi, parukaid, meiki, raha, maakaarte, sõiduplaane ja muud huvitavat. Aga seal ei leidunud mitte mingisugustki naise isikut kajastavat teavet. Kõik uurimiseks vajalikud viited olid justkui tahtlikult kas naise enda või kellegi teise poolt hävitatud. Niinimetatud Istali naine suri arvatavasti fenobarbitaali ning vingugaasi mürgituse kombinatsiooni tõttu. Kohvrist leitud märkmiku abil tehti kindlaks, et naine reisis Euroopas vähemalt 8 võltspassi ja varjunimega. Ametlikult oletati lõpuks, et ta sooritas enesetapu. Teised uurijad jõudsid aga järeldusele, et tegu oli mõrvaga. Lõpuks levis teooria, et naine oli välisriigi spioon, kes otsis sel perioodil Nõukogude Liiduga peetava külma sõja tingimustes teavet ülisalase Norra relvajõudude poolt katsetatava Penguini raketiprogrammi kohta.
Igastahes on juhtum siiani lahendamata. Keegi ei tea, kes see naine oli, miks ta selle mäe otsa tuli ja miks ta just siin oma otsa leidis. On võimalik, et naine mängiti üle tundmatu, aga võluva meesterahva poolt, kelle ülesandeks oli sihtmärgiks seatud segavate persoonide professionaalne kõrvaldamine. Olgu see siis naine, mees või kohalik lammas. Lühidalt, see võis olla luureteenistuse poolt palgatud salamõrvari kätetöö. Pikemat sorti ametlik jutuvada puudub või on lihtsalt ebaveenev. Meie väike matk Urlikeni mäele kestis umbes 2 tundi. On aeg kondliga mööda trossi tagasi alla liuelda. Siinse õhutrammiliini ideega tuldi esmakordselt välja 1954. aastal ja see valmis 6 aastat hiljem. Urlikspaneni ainus tõsisem õnnetus juhtus 1974. aastal. Siis sõitis rekordarv 91 000 inimest. Üks tross purunes, kukkudes koos kondliga alla. Hukkus 4 inimest. Pärast õnnetust suleti köisraudtee 5 aastaks. 1983. aastal võttis Norra mägimatkade assotsiatsioon tegevuse üle, kuid 5 aasta pärast suleti see taas rahapuuduse tõttu 8 aastaks. 2006. aasta jaanuaris lõpetati sõidud rööbaskaabli mahajooksu tõttu. Sama aasta märtsis avati Urlikspanen uuesti kuni augustini, mil politsei tolle pärast ohutuskontrolli järjekordselt sulges. 2007. aasta aprillis jätkus liiklus kuni 2008. aasta jaanuarini. Trass suleti taas kord amortiseerunud trasside vastupidavusest kahtlemise tõttu. Köisraudtee avati jälle avalikkusele 2009. aasta mais. Nokk kinni, sava lahti, nokk kinni. Head ohutut sõitu! Nüüd külastame aga Troldhaugeni ehk Trolliküngast. Troldhaugen on Norra helilooja Edvard Griegi ja tema abikaasa endine kodu. Edvard Grieg on Bergeni linna kuulsaim persoon, väidetavalt Šotimaa juurtega, aga norrakate jaoks rahvuskangelane. Villa on projekteeritud Griegi nõbu arhitekt Jacques Pulli poolt. Ehitus lõpetati 1885. aastal. It's not a selfie stick. Edvard Grieg on rahvusromantiline helilooja, kes viis Norra rahvusmuusika klassikaliselt komponeeritud vormis laia maailma. Ta tähtsustas rahvuslikku eripära ja ühtekuuluvustunnet. Nagu ka Jean Sibelius Soomes, Chopin Poolas, Smetana ja Dvorak Tšehhis, Bedřich Smetan Böömimaal ning Rudolf Tobias Eestis. Griegi esimene klaveriõpetaja oli tema ema, kes õpetas Edvardi juba 6-aastaselt klaverit mängima. Hiljem õppis ta Leipzigi konservatooriumi klaveriosakonnas. Selle perioodi kohta möönis Grieg: lahkusin Leipzigi konservatooriumist sama rumalana, kui sinna astusin. Loomulikult õppisin ma seal midagi, aga minu individuaalsus oli minu jaoks endiselt suletud raamat. Alates 1874. aastast elas Grieg vabakutselise heliloojana Norra parlamendi rahastatud kunstnike toetusfondist ja pensionieas sai ta Norra riigilt päris kopsaka summa, mis pole muidugi kaime. Griegil olid ka mõjukad sõbrad ja toetajad, nagu Franz Liszt, Tšaikovski, Brahms, Percy Grainger ja hulk teisi kuulsaid isikuid. Aastatel 1880 kuni 1882 oli Grieg Bergeni Filharmonia orkestri juht. Talle omistati 2 audoktorikraadi Cambridge'i ülikoolist 1894. aastal ja Oxfordi ülikoolist 1906. aastal. Villa elutoas seisab 1892. aastal hõbepulmadeks kingitud Steinway kontsertklaver. Tänapäeval mängitakse seda pilli ainult erilistel puhkudel. Edvard Grieg sündis 15. juunil 1843. aastal ja suri 4. septembril 1907. aastal. Griegi matused tõid tema kodulinna tänavateile ja 40 000 austusavaldajat. Tema ja tema lauljatarist abikaasa Nina Kobasaud on siin Troldhaugenis. Väidetavalt olid nad mõlemad unitaarlased. See on kristlik ususekt, mis tunnistab ainujumalat universumi loojana, aga eitab Jumala kolmainsust. Nad usuvad, et Jeesus Kristus inimkonna päästjana on küll inspireeritud Jumalast, kuid ta ei ole võrdne Jumala endaga.
siiski on kõik palju keerulisem ja kui soovite unitaarlaste kohta rohkem teavet, siis otsige internetist. Kui keegi pole mind veel märganud, siis võite mu isiku tuvastada kassas kantava punase padja järgi. Siin on Bergeni linnapark, mida peetakse linna esimeseks avalikuks pargiks. Kohalike kajakate jaoks on kriik või vähemasti tema püst samuti populaarne. Roojapidamatust me hetkel arvesse ei võta. 1885. aastal põles Torgallmenningeni ja Bergeni vana raekoja vahel maha 182 maja ning siia ehitati park. Linnas on olnud palju põlenguid. Juhuslikud tulekahjud väljusid tihti kontrolli alt ja 1702. aastal muutis enamuse linnast tuhaks. 15. sajandil ründasid linna korduvalt vennad viktualid, kelle õnnestus maha põletada kuningalas ja suur osa linnast. Vikivennad on lõdvalt seotud isikute gild, kes tegeles ühtlasi ka piraatusega. Gild mõjutas merekaubandust nii Põhja kui Läänemerel. Bergeni vana raekoda, tänapäeval jätkuvalt linnavolikogu koosolekute paik. Graf Valkenhorfi eramuks ehitatud maja on olnud nii kohtumaja kui vangla. Bergeni linna vanim osa ääristab Vägeni lahe idakülge. Linna piirid ja rahvaarv püsis mitusada aastat muutumatuna, laienedes hiljem läände ja lõunasse. Vanimast perioodist on säilinud vähe hooneid, neist olulisim on 12. sajandist pärit Püha Maarja kirik, arvatavasti vanim säilinud hoone kogu Bergenis. Kes selle kiriku ehitasid, pole teada. Hansa-Saksa kaupmehed omandasid Maarja kiriku jõuga 1408. aastal. See oli pea 360 aastat ende koguduse kirik. Kahjuks jäi kirik külastamata. Oma jalutuskäigul jõuame Bergenhusi kindluse manu. Kindlus pärineb 12. sajandist ja valgab Bergeni sadama sissepääsu. Keskaegsetest hoonetest on säilinud kaitsetorn ja Haakoni kuninglik saal. Siis nimetati kindluse ala Holmeniks, mis oli keskaegse Norra kuningate residents. Taani võimu all 1520-ndatel muudeti kogu piirkond vaid sõjaliseks kindlusalaks. Esmakordselt piirati Holmen kivimüüridega 1240. aastatel. Kaitsetorn ehitati umbes 1270. aastal ja selle ülemisel korrusel asus kuninglik korter. 1560. aastatel liideti see suuremasse sõjalisse ehitisse, mida nüüd tuntakse Rosenkrantzi tornina. Torn sai nime tolleaegse kuberneri Erik Rosenkrantzi järgi. Sel ajal olid alumisel korrusel vangikongid, kõrgemal kuberneri eluruumid, ülemisel korrusel suurtükid. Bergenhusi isanda Jürgen Hanssoni ringmüür ehitatud umbes 1520. aastal Haakoni saali ja vana väravatorni vahele. Haakon Haakonsoni 13. sajandi keskel ehitatud väravatorn oli keskaegse kuningliku valduse peasissekäiguks. Siseneme palee sisehoovi. Ääristatuna vana kuningliku saali, korduvalt ümber ehitatud talli ja muude hoonetega. Kuninglik saal, Norra suurim ilmalik keskaegne hoone. Tänapäeval tuntud kui Haakoni saal, ehitatud umbes 1260. aastate paiku. Saali ehitamisest pole säilinud kirjalikke andmeid. Haakon Haakonsoni saaga järgi ei olnud seda hoonet kuningas Haakoni kroonimise ajal 1247. aastal, aga 1261. aastal toimusid hoones kuningas Magnus Haakonsoni ja Taani printsessi pulmavidustused. Lisaks suurele saalile on siin veel 2 tasapinda, kelder ja keskmine korrus. 1429. aastal põletasid vennad viktualid hoone maha, kuid uus kiviportaal 15. sajandi keskpaigast näitab, et saal ehitati pärast seda sündmust uuesti üles. Ajal, mil vana kuninglik residents sõjaliseks kindluseks muudeti, tehti sellest laohoone. Hiljem kuningas Haakon Haakonsoni vana pidusaal taastati. Kindluses asub ka Norra kuningas Haakon 7. skulptuur, kes tõusis taasiseseisvunud Norra troonile 1906. aastal, valitsedes tervelt 52 aastat. Sündinuna Taani printsina sai ta norrakate seas siiski väga populaarseks, kuna ta võttis trooni vastu rahvahääletust taotledes. Pärast troonile tõusmist reisis ta kõikjale riiki, juhtides tagasihoidlikku õukonda, sekkus harva päevapoliitikasse ja õppis suusatama.
siin asus Kristuse katedraal, mis oli keskajal Holmenis Norra kuningate kroonimis- ja matmispaigaks. selle ehitamist alustati 1070. aasta paiku ja valmis arvatavalt 1970. aastal. kirikud ja katedraal lammutati aastatel 1526 kuni 1531. kui taanlased tegid Holmenist militaristlikum Bergenhusi kindluse. Peaks veel märkima, et 1665. aastal toimus linnasadamas omapärane Vägeni lahing. Inglise mereväe flotill ründas siis linna Garnisoni toetatud Hollandi kaupmehe aardelaevastikku. Maiad britid peavad ju kõik aarded endale kahmama, aga ega need hollandlased just vähem maiad pole. Seekord pidid britid siiski alla vanduma. Bergeni keskaegne sadam on üks Põhja-Euroopa vanimaid. Piirkond oli juba 11. sajandi alguses merekaubanduskeskuseks. Kõige varasem leitud muuliehitus on dateeritud aastasse 1100. 13. ja 11. sajandi vahel toimunud rohkete tulekahjude tõttu on uskumatu, et linnast ja sadamast üldse midagi püsti on jäänud. Vanadest kaidest ainsana alles jäänud Bürgen on lisatud UNESCO maailmapärandi nimekirja. Bürgen on Hansa pärandiga ärihoonete rida, mis ääristab Vägeni lahe idakülge. Bürgeni hooned võtsid järk-järgult üle Hansa kaupmehed pärast 1350. aastat, kui Bergenist sai Hansalinn. Üks nendest oli ju see, mida sai ööbimiseks rentida. Need arvutused olid hävitavad. See oli lihtsalt kohutav. Umbes 2000 Hansaliidu sakslast elasid omaette linnaosades, keelates segaabielud kohalike norralastega ja isegi juhusliku suhtluse nendega. Sadamahooned on mitu korda põlenud ja siis jälle taastatud. Olemasolevad hooned on palju hilisemast ajast, ainult mõned neist on veidi vanemad, pärinedes aastast 1702. Aastal 1754 lõppes Hansa Bürgeni kontori tegevus ja kõik kinnistud anti üle Norra kodanikele. Keha nõuab oma ja on aeg leida koht, kus süüa saaks. Otsime linnas siis mõne söögikoha, mis pole liiga kulukas, aga toit oleks maitsev. Smalgangen ehk kitsas vahekäik on üks kitsamaid tänavaid Bergenis. Kalaturult alguse saades ühendab see linna sadamakaidega. Tänav on kaartidele kantud juba aastast 1603. Näha on, kuidas enamus tänavaid tol ajal välja nägid. Tänav jõuab endist rannajoont järgiva Hollengartenini, mis on samuti üks vanimaid tänavaid Bergenis. Ja nüüd jõuamegi Mandalay Sushi ja Burmese 4-5 tärnisesse söögikohta. Väidetavalt üks parimaid Aasia kööke linnas. Nämm. Aga loeme kiidulaulu. Restoran on Bergeni südames asuv peidetud pärl, pakkudes ahvatlevat valikut Aasia mitmekülgsest köögist. Hubane õhkkond ja lihtne, kuid võluv sisekujundus loovad sooja ja kutsuva atmosfääri, mis sobib ideaalselt nii õhtusöögiks kui sõpradega aja veetmiseks. Menüü on eriliselt mitmekesine, sealt leiab roogi igale maitsele. Hinnad on mõistlikud, mistõttu on see taskukohane valik eelarvetundliku einestaja jaoks. Personal on sõbralik ja tähelepanelik, pakkudes tipptasemelt teenindust, teostades sellega üldist einestamiskogemust. Jookide osas pakub restoran mitmekülgseid Aasia õllesid, mis ideaalselt sobivad kokku tellitud toiduga. Kalaturust vaid lühikese jalutuskäigu kaukusel on see koht mugav keha kinnitamiseks nii turistidele või ka kohalikele. Nuga ja kahvel on tegelikult tabelis. Mandalay Sushi ja Burmese on peen söögikoht, mida tasub kindlasti külastada. Mereandidest eksootiline supp tundus eriti maitsev olevat ja pälvis palju tähelepanu. Einestamisele järgnev sündmus ei vaja kommenteerimist.
pärast korralikku kõhutäit laseme pisut leiba luusse. Hea asja söök vajab seedimist, kui mõnel on veel miskit seedida. Viidetakse aega jälje kord keeleõppega. 4 piletit. Ihar, Fiire, pilet. Eeves õpib ikka veel norra keelt, millest varsti minema, jätkab sellega ilmselt kodus. Ma sain 3 korda sama asja Duolingo seeriast. Nagu sama lause. Välja käidi õhtune jalutuskäik linnas. Tuleb vist minna. Seekord kahekesi. Pärast väsitavat päeva veel mingi jalutuskäik. See erilist vaimustust ei tekita. Kohe magama minna on ka liig vara ja mitu korda sa elus ikka Bergenisse satud. No heakene küll, lähme siis. Sina näitab kuhu? Ei, üleval on ka, vaata. Ja järjest on need veidrad purikad. Nagu jääpurikas. Nagu häsi see on siis? Ma ei tea. Kõige all ka. Ma näen hea. Salt. See on salt. Saksa keeles on see salms. No mis see võiks olla? See on nagu küünlaid. Arvad, et keegi on pannud konisid hauakivile? 1255. aastal Hans Tanki poolt rajatud niinimetatud mõttekeskkool See on kunstikool. Kunsti tehaksegi. võimaldas töölisklassi lastel ligipääsu kõrgemale haridusele. Tasuta koolituse ja õpikutega. Kool suleti 2014. aastal. Mis see siis on? See võib olla see, et sa vajutad. Ma arvan, et siin on siiski mingi ora sisse läinud. No aga miks see sisse poole siis? No võib-olla vajutad. See teine on nagu korra. Tundub, et majas hetkel keegi ei tegutse. Sisse murdega jälle teisest aknast läbi saanud. Või redutab siin mõni tundmatu kunstiring. Ei, see on see Ernsti Juss. Ernst rääkis, et viskas mingi kiviga nende aknapuru. Bergenit peetakse Norra tänavakunsti pealinnaks. Kuulus Inglise graffiti-kunstnik, saladuslik ja poliitaktiivne Banksy külastas linna aastal 2000, julgustades paljusid siin tänavakunsti viljelema. Peagi toodi välja Norra kuulsam tänavakunstnik, sama salapärane popkultuuri esindaja, hüüdnimega Tolk. Maakeeli pistoda. Tema loodud on näha mitmel pool linnas. 2009. aastal otsustati Tolki teos Sprei katta klaasiga, et teised harrastajad oma spreidega toda üleisodiks. 2011. käivitati linnas tänavakunsti tegevuskava aastani 2015. Bergen on teerajaja tänavakunstile kui väljendusviisile nii Norras kui kogu Skandinaavias. Bergeni katedraal, esmane viide kui tavalisele kihelkonna kirikule, on aastast 1181. Kirik põles 3 korda maha, taastati ja 1537. aastast on see piiskopkonna uus katedraal, asendades Bergenhusi kindluses asunud vana. Pärast 2 hilisemat põlengut sai katedraal oma praeguse ilme. Kirik on pühendatud Püha Olavile, Norra kuningale. Olav II Haraldssonile, kes kuulutati pühakuks pärast surma Stikkelstadi lahingus aastal 1030. Paavst lisas Olavi katoliku pühakute hulka 100 aastat hiljem ja teda hakati kutsuma Norra igaveseks kuningaks. Lahingu toimumine on aga seatud kahtluse alla. Väidetakse, et kuningas mõrvati omade poolt, aga pühakuna pidi Olav langema suures lahingus Kristuse eest. Räägitakse veel, et iseloomult jõhkravõit Olav kasutas Kristlust mis mööda siin käib? lihtsalt võimule pääsemiseks. Me ei jää kohalikega koos siin aega veetma. Homme jätkame varakult oma teekonda, sestap pöördume võõraste majja tagasi. Loodame, et saame ikka uksest sisse. Aitäh, Šveitser! Sündmusküllaseid unenägusid kõigile!